Kujuta ette pilti. Sa jalutad Tallinna kesklinna tänaval, väljas on kaunis suvepäev, ümberringi käib kiire sagin, autod kihutavad kusagile ja linnamere summutamiseks oled sa kõrva pannud helisummutavad kõrvaklapid. Sa märkad, et inimesed, kes samuti kuhugi kiirustavad, on enamasti tõsiste nägudega. Osad tunduvad isegi kurvad. Järsku jääb sinu pilk püsima inimesele, kelle näo tunneb sinu aju ära murdosa sekundiga. See on sinu vana tuttav, kellega koos sa koolis käisid. Oi tere, kuidas läheb? Nüüd siinkohal umbes 90% inimestest vastab hästi ja küsib vastu, kuidas sul? Enamik meist vastab sellele küsimusele hästi, täiesti automaatselt, ilma sellele mõtlemata. Sellest ei ole midagi halba, kui me nii vastame. Aga kui päris aus olla, kui paljudel meil päriselt hästi läheb? Mida üldse tähendab, et kellelgi läheb hästi? Tavaliselt peame me silmas, et inimene on õnnelik. Mida tähendab olla õnnelik? Teadlased, kes õnnelikkuse teemat uurivad, on leidnud, et lääne kultuuris peetakse õnnelikkuse all silmas elevust või millegi saavutamist ja Aasia kultuurides pigem rahulikkust ja rahulolu. See näitab, et arusaam õnnelikkusest erineb kultuuride vahel päris palju. Kui sa korraks mõtled iseenda peale, et mida õnnelik olla sinu jaoks tähendab, siis kas sa ka tead, mida selleks vaja on, et seda õnnetunnet saavutada? Olles uurinud erinevaid õnnelikkuse eksperte ja võrreldes nende mõtteid, olen jõudnud arusaamale, et kuigi nende lähenemine õnnelikkusele võib pisiasjades erineda, siis ideeliselt jõuavad nad kõik lõpuks ühte kohta. Õnn ei ole kiired autod ega troopiline rannapuhkus. See ei ole elustiil, mis on mõeldud vaid vähestele väljavalitutele. See on midagi palju lihtsamat. Õnnelik olla, see on oskus ja mis põhiline, seda saab igaüks õppida.